Vaatame nüüd, kuidas lisada õpilastele ülesannet, millele nad peaksid vastama oma loodud tekstifailiga ning kuidas seda hinnata ja kommenteerida. Uue ülesande lisamiseks valin Create ja Assignment ülesanne. Kirjutan siia ülesande pealkirja ja ülesande kirjelduse. Ma saan vajadusel lisada ülesandele samamoodi nagu materjalidele erinevaid faile, linke või ka teha uue faili ise Google'i rakendustega. Lisaks parempoolses menüüs on mul veel valikuid. Ma saan valida, millistele klassidele ja õpilastele see ülesanne on mõeldud. Ma saan valida, kui palju punkte õpilased selle ülesande eest peaksid saama. Kuna ühes eelmises videos sai ka paika pandud erinevad kategooriad, siis ma saan siit kohe valida, et see ülesanne läheb esseede kategooriasse. Lisaks, mitu punkti selle eest õpilane saab. Õpilane saab selle ülesande eest maksimaalselt 10 punkti. Ma saan valida, mis kuupäevaks õpilane selle ülesande peab täitma. Ja kuupäeva valikuga tuleb olla ka natukene ettevaatlik, kuna kalender hakkab peale pühapäevaga. Seega, kui ma soovin, et see ülesanne oleks tehtud järgmise nädala esmaspäevaks, valin ma siit M-tähe alt ehk Monday ja 4. mai. Ja soovi korral saan valida ka kellaaja. Kui ma kellaaega vali, siis ülesande esitamise tähtaeg on 4. mai kesköö vastu 5. maid. Ma saan valida teema, mis teema alla see ülesanne kuulub, ja see on esimese nädala teema. Kui mul oleks tehtud ka ruubrik hindamissüsteem, saan ma selle ka siia lisada või teha täiesti uue, seda vaatame ühes hilisemas videos. Ja esitan ülesande õpilastele. Ma näen siit ülesande alt, et tegu on esseega ning jään ootama õpilaste vastuseid. Natukene aega on nüüd möödunud ja vaatan, kas mõni õpilane on ka ülesandele vastanud. Ja ma näen, et ülesandele on vastanud üks õpilane. 2 õpilast on meil, kellele ülesanne on esitatud, aga kes vastanud ei ole. Lähen ülesande detailvaatesse ja näen, et vastanud on Leopold Leo. Klikin tema ülesande vastuse peale ja saan lugeda tema vastust. Ma saan jätta talle siia töösse kommentaare, klikin sõna või koha peale, mida ma soovin kommenteerida ning lisan omapoolse kommentaari. Ma saan kommenteerimisel kasutada ka kommentaaride panka. Võib-olla, kui mul on mõningaid kommentaare, mida ma jätan väga tihti, siis kommentaaride pangas on mul võimalik neid kommentaare siia lisada. Minul näiteks on kommentaaride pangas 2 kommentaari, kirjuta see osa uuesti ja väga hea. Hindamise all ma saan jätta õpilasele selle töö eest hinde. Ehk kuna tegu oli 10 punktis ülesandega, ma saan otsustada, mitu punkti 10 õpilane teenis. Näiteks teenis ta 8 punkti 10. Ja ma saan jätta õpilasele ka privaatse kommentaari. Midagi tema ülesande kohta, võimalik, et ütelda talle, et esita palun töö uuesti või et ta oli täitsa tubli. Postitan talle kommentaari ja enne kui õpilane saab hinnatud töö tagasi, pean vajutama ka Return nuppu. Ja ongi õpilasele töö tagastatud. Ma näen, et õpilase Leopoldi töö on liikunud hinnatud tööd alla ja ta on saanud 8 punkti 10. Kõik õpilaste poolt esitatud tööd ilmuvad ka automaatselt klassi Drive kausta, klikin siia korraks peale. Ja ma näen, et Drive kaustas on nüüd ülesanne päeva kokkuvõte, kus all on kõikide õpilaste tööd. Näidis klassi peale liikudes näen ma, et meile hakkavad tekkima eraldi kaustad kõikidest esitatud ülesannetest ja vastustest ja õpetaja poolt lisatud failidest.
Hindamise juures tahaksin ühte asja tegelikult veel näidata. Kui ma lähen tagasi Leopoldi töö peale, siis me saame hinnatava õpilase valida kohe ka siit ülevalt vasakult, klikkides siia noole peale ning valides õpilase, keda me soovime hinnata. Või siis nooltega liikuda õpilaste vahel.